Suurlaid on minu elus olnud 55 aastat suvekoduks ja meelispaigaks, kus ma alati olen tulnud. Ja iga kord, kui on kas eemal oldud või tuldud, on olnud mingi peresündmus, siis ma olen lõpuks sellest sündmusest püüdnud laulu teha. Ja neid laule on tulnud siis mõnede aastate jooksul 10 ja see oli see aeg, kui veel Suurlaiu papa ja mamma elasid. Ma olin palju noorem, natuke nagu emotsionaalsem ka. Siin oli mul naise kodu, kellele ma külla tulin, kui ta lastega siin oli. Ühesõnaga, olukord oli selline, et lauluks oli soodne moment. Ja kui hakkasin seda laulikut kokku panema, siis mul hea sõbra poeg Eiki Põhi lõpetas konservatooriumi koorijuhtimise alal ja tema pani mul esimesed laulud nooti ja ma laulsin talle ette, tema klaveri peal pani nooti ja niimoodi tekkis mõte teha üks laulude kogumik. Ja kogumikule ma tegin peale sellise pildi, kus kajakas lendab, Suurlaid on nagu kajaka tiibade embuses ja et noh, ja siis siin on need metsad, talukohad on kollased või põllukohad on kollased ja see on nüüd Suurlaiu kaart kuskilt väga kõrgelt kajaka pilguga. Sellele kogumikule ma taha kirjutasin mitte oma laulu, aga siin on, see laul on kajakas. See on kajakas koju nüüd lenda, vii sinna terviseid siit. Kõik minu parimad mõtted endaga kaasa sa vii. Ühesõnaga, see on meremehe laul, kes sõidab merelt koju. Muidugi tal on koduigatsus suur ja selline tore laul ta on. See on üldrahvalikult teada laul ja ma panin ta siia väliskaantele, et ta ei ole mitte minu laul, vaid ta on selle kaane kohta väga sobiv laul. Nüüd siin on, mul on siin Suurlaiu raamatukogu, pühendasin selle lauliku Suurlaiu raamatukogule, kirjutasin sisse, et ta säiliks ja möödunud aasta, kui oli meil perekonna kokkutulek või familii kokkutulek, siis sai see laulik jagatud välja. No see on see laul külast paadiga memme juurde koju, kui papal oli vahel 3-päevane kalaretk või peoretk ja siis, kui ta koju tuli, siis ta laulis seda laulu. Selle laulu viisistas naaber Aljavalt, Alja Vartur meie jutu järele. See on niuke, kuidas ütelda, väike Muhu küla laul. Ja see on Kauge kodusaar. See ei ole minu tehtud viis. See on Itaalia laulu Noor meremees viisil. See on igatsus kodusaare järele. Päris südamlik ja tore laul. Ja selle laulu sõnad ma tegin oma naabri mehe matusel, kui tulin, ootasime surnuvankri äraviimist või surnukirstu äraviimist, siis oli meeleolu ja Magamajev laulis seda laulu televisioonis ja ma kohe tegin need sõnad, seepärast moment oli väga sobilik. No see on koju, see on nüüd Suurlaiu lauluks kujunenud välja, see on Suurlaidu tuleku laul. Selle kohta ma rääkisin, et ühe kivi juures oli selline väga tore moment oli, kus täiskuu oli taevas, Ehakuma oli selja taga ja istusin kivi taha ja tegin kohe selle laulu sõnad ja viisi ka. Aga et ma nooti ei osanud ja kus sa seal kivi otsas seda nooti kirjutad, siis
ja mul ei olnud isegi pliiatsit käepärast, hoidsin need sõnad kuidagi mälus ja kogu tee kuni koduni ma ümisesin ja laulsin seda laulu. Ja siis, kui koju tulin, siis kirjutasin ruttu üles, et ta järgmine päev minema ei läheks. Ja nüüd ta on siin säilinud. Siis on üks suurlaiu laul, mille ma tegin vist kõige 80. aastal. See on üldine laul suurlaiu kenast loodusest ja nii edasi. Kodune lõkke, vaat see on nüüd üks väga tähtis laul suurlaiu pereelus. Meil oli lõkkeplats, oli kohe aia taga, kasked all ja siis pere tuli sinna kokku, istuti ümber lõkke ja lauldi, söödi, joodi koduõlut, papa, mamma olid seal ja siit see laul on niuke, seda saab refrääni 2 häälega laulda ka, nii et teist häält pole siin märgitud. Siin on väiksed kommentaarid juures, kuidas me papaga kalal käisime. Mälestus Laiuvanast. Vaat see on vana kalur, ma panin selle nimeks. Mulle ei meeldi niuksed laulud, kus öeldakse, et nüüd on kirstus ja nüüd ta puhkab seal. Ma tahtsin tema viimaseid tööaastaid käsitleda nii, nagu ta oli. Ja see laul on nüüd nagu sümfooniaorkestrile ette nähtud, et siin on jutustav osa ees, nagu meil mõnedki laulud olid tehtud, mulle need väga meeldivad. Viiuli saatel käib töö, see jutustus ja siis hakkab refrään ja siis tuleb 2 salmi ja uuesti lõpprefrään. See laul iseloomustab papal merekäiku väga hästi. Siin on igavene noorus, see on minu põhimõttelaul. Mulle ei meeldi sellised poliitikad, et ela üks päev korralt. Inimene ei saa elada üks päev korralt. Kui üks päev korralt võib elada selline inimene, kellel on homme või ülehomme surm oodata, siis ta mõtleb, näe, anti veel üks päev ja nüüd anti veel üks päev. Kui inimene elab ja tahab nooruslik olla ja tahab kaua noor olla, siis ta peab vaatama nii, et noorusaeg, siis kui on viimane aasta, siis on kevadaeg kõige ilusam ja kui on viimane päev, siis on see päikese tõus kõige ilusam. Ja siis õhtu võib öelda, et nüüd ma olen vana. Nüüd on siis lõppelu. Ja siin lõpupoole on sellised pilalaulud küll sääskede söömisest ja puremisest jaaniööl ja nii edasi. Siis on üks konkursilaul, tehti Suurlaiu laulude konkurss, siin esikoha laul on siin ära trükitud. See on härra Vainola tehtud laul, mitte minu tehtud. Ühesõnaga kogumikus on 10 laulu ja päris tore, et nad on olemas. Tulge sisse. Palun. See on veranda. Suurlaiu talu, Lao talu veranda. Ja ma tahan juhtida tähelepanu, et see on vitraas, mida üks meie talu omanikest tegi kooli lõpu puhul ja see on Muhu mänd. See on väga tunnustatud Muhu rahvariide fragment. Siin on pagana mõnus õhta hilja, kui sirelid on vähe kasvanud, on siin päike ja hommiku on siin päike. Siin on lugemise koht, vestlemise koht, see on mõnus koht siin. Nii, siit läheme siis, siin on vahekoridor ja siit läheb 3 ust. Üks uks läheb siia ja see on Armilde tuba. Siin elasid kaksikud ja siin oli ka Luha Martu oma emaga elasid siin ühe talve. Noh, see on kena 2 uksega, aga ta on talvel näti küll. See on nüüd suur või tagakamber, nagu öeldakse. Tagakamber. Nüüd siin on vaja teha suur revolutsioon mööbli suhtes. Vaat see mööbel on praegu üsna hinnas ja meil on neid kappe, raamatukapp on ja 2 kappi ja veel midagi on olemas. Me tahame nüüd komplekteerida toad ära niimoodi, et ühes on mõisaaegne, see on Pädaste mõisast oksjoniga ostetud pärast seda, kui mõisad erast või võeti riigi
valdusse ja jagati inimestele välja. See tahaks restaureerida, see oli papa-mamma toas ja president Rüütli pilt on siin ja president Rüütli pilt on mu naise peaotsikus. Temale Rüütel väga meeldis. Üks ilus mees, jah? Ja ilus mees ja see pilt on üliõpilaste selle konvendi kingitud Tiidule. Et siin on pildid kõik selle Tiidule juubeliks september 2003 ja need on kõik need konvendi vennad, eks ole, Tartu või selle Tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli konvendis. Nendele meeldis ka see ilus mees. Ja nüüd on mul vaja tingimata, et minule sünnipäevaks kingitakse Ilvese pilt. Kui keegi teeb niisuguse nalja mulle, mul oleks pagana hea meel, ma väga hindan Ilvest. Väga hindan Ilvest. Ta on üks minu mõttega mees ja õige mees poliitiliselt. Lähme siis edasi. See on mamma, see on oma sõbrannaga Rootsi verest. See sõbranna on surnud ja mamma on surnud. See oli tema parim sõbranna üldse Muhumaal Rootsi verest. Mamma on vasakul ja see sõbranna on paremal. Rootsi vere küla on just Väina tammist paremale. Kohuva küla, enne Kohuva küla. Lähme siis siia. Siin on vana õmblusmasin, Singeri õmblusmasin. See on ka teatud mõttes eksponaat ja vahekoridor. Ja see on nüüd väike kamber. See oli papa-mamma tuba ja papa-mamma pilt on siin austuseks seina peal. Näed seal, see on sel ajal, kui papa oli tsaari armees ja tal on mõned medalid siin rinnas ja ma arvan, kas nad olid abielus või ei olnud või igatahes ma arvan, et nad olid abielus juba siis. Just selle 17. aastal või niimoodi tehtud pilt. Nad elasid, papa laev Pedro Paulusk oli Helsingis ja siis mamma läks sinna Helsingisse ja esimene laps Drosida sündiski Helsingis. Ja siis nad tulid siia. No see on, mina olen selle teinud nüüd niisuguseks Suurlaiu kontoriks. Seal on mul kõik teadmeteosed, igast Koka raamatud, Suurlaiu niisugused, näiteks siin on kõikide masinate, Suurlaiu masinate passid ja kõik, et oleks kõik ühes kohas. See on vana rehetuba. Ta on nüüd uuenduse kuuri saanud, siin on mustad tahmunud palkseinad ja suur reheahi. See pliit on nüüd minu poolt toodud siia. Siin oli pliit küll, kus suur katel oli, kus sigadele toitu keedeti ja see oli nii majanduskatel. Vaat see reheahi oli teatud mõttes ajalugu. Siin tehti leiba, siin küpsetati jõuluajal verivorste ja liha, lambaliha ja nii edasi. See siin kerisel, näed siin, kui sa saad näidata. Ega vist ei saa, jumala must. Ja siis siin tehti ka leiba ja mammal oli üks leivaastja või mõhu. Ma ei tea, kuidas siin nimetati. Kuule, Riina, kuidas nimetati? Leivanõu, mina ei tea. Leivanõu. No aga tegelikult oli, Lõuna-Eestis oli mõhu, leivamõhu. Ja kui üks naine oli mehe peale maru vihane ja mees oli voodi all ja ähvardas sealt, et kui tulen voodi alt välja ja lükkan leivamõhu ümber, see oli vägev karistus, et leiva tainas kõik põrandal. Ühesõnaga siin tehti leiba, labidatega pandi sinna ja leivad pandi pärast rätiku alla ja teate seda laulugi, leib rätiku alla, eks ole. Siis siia toodi. Üks parandus. See ei olnud kunagi rehetuba. Ei olnud? Ei. Aga siin ju kujutate vilja? Ei, siin pole kunagi vilja kujutada. Ei ole või? Ei ole. See oli leivaahi. Ei seda küll, aga... Ei, vilja ei kujutada. Aga miks ta kõrgem on? Ta on ju kõrgem kui teised toad. No ta tehti sel ajal niimoodi. Aga kas te vilja ei kujutanud üldse? Ei, siin ei kujutada. Aga see tehti selleks küll, et kuivatada. No võib-olla see mõeldi. Ei mõeldi ikka sellel ajal, kui oli vihmane sügis, siis vili läheb ju koppitama.
heina võib-olla ei olnud vaja. Aga siin parred pandi peale, siis pannakse vili kuivama ja see ahi. Aga see ehitati ikka selle jaoks, selle mõttega, seepärast siis oli niisugune komme. Aga kuhu sa need parred pannud? No pannakse siia siia ja vili laotakse peale. Ja siis kuivad pannakse. Muide, selle ahju otsas on 2 meest varjanud nõukogude ajal ennast võimude eest. Üks oli Mõisa Madis ja teine oli Adja Vassel. Oli nii? Linnasid papa kuivatas. Ja linnasid ja siin minu kallis naine, Salmerine, tema tegi omale karupükse siin ahju otsas, kui väljas oli õudselt külm ja sooja ei saa. See oli ainult ühel talvel, kui kool ära. Mis siis? Ega sa eluaeg, ma ei arvanudki, et sa eluaeg karupükse teed. No nii, ühesõnaga, vaat selline on see kõige tähtsam tuba. Tegelikult see oli reheltoaks ehitatud. Aga mine nendega välja. See on, kui lakkast vaadates, ta on nii palju palki kõrgem. Aga kuule, nüüd teeme küll ühe kena. Vaatame, kus need kannud on. Või paneme kohe siit. Kurat, ei ma... Kannud on ära. Kannud on seal, kus eile. Ja. Kuule, sa lubasid teha üks väike trikk. Ma panen omale kalad. Selle talu, Lao talu peremees oli Maksim Pajulaid või varem eestistamata nimega Maksim Jürisson. Tema sündis 1898. aastal ja oli võetud negrutiks mereväkke tsaari ajal. Ja ta sai peale 5 aastat madrusena olemist selle miinilaeval Ahhodnik. Ta oli seal juba ennast sisse töötanud hästi komandörile meele järele mees ja kui ta tahtis koju tulla 1914. aastal või oli see 13. aasta lõpul, siis see põhjuseks tõi komandörile, et ta tahab naist võtta. Ja komandör ütles, et ženitsa ta turnaja diela, et ära abiellumine on üks vale asi, aga ta siiski tahtis abielluda ja tuli sõjaväest siis välja, ei jäänud üleajateenijaks. Kui ta oleks jäänud üleajateenijaks, siis oleks ta saanud sõja ajal väga topelt või palga sõja ajal, aga ta ei jäänud, siis ta üks tähtsamaid reise, mida Madis tegi, oli Paldiskist Helsingisse reis 2 keisriga. Saksa Villem ja Nikolai II, Vene keiser. Oli olnud väga kõva torm ja Ohotnik oli kõikunud paremale vasakule. Kõik laevaohvitserid olid oksendanud, merehaiged olnud ja siis Maksim oli roolis olnud ja tema taga istusid nagu värske õhu käes 2 keisrit, Villem ja Nikolai II. Ja siis, et laev kõikus niimoodi vasakult paremale, siis Nikolai oli küsinud, et see madrus, roolevõi madros, et kui palju kreen on laeval. Ja siis oli vastanud talle, et vaše võše plagarodie, kreen on nii ja nii palju kraadi. Kreen oli väga ohtlik asi, kui kreen läks tormiga üle teatud piiris, võis laev kommuli keerata. Sellega sõitsid nüüd nad ohotnikud Helsingisse ja see reis lõppes. Ta tuli siis sealt koju, oli mõned kuud kodus ja algas esimene maailmasõda. Siis ta mobiliseeriti sõjaväkke ja sel ajal tema viidi sinna Peterburi
ja pandi mereväkke tagasi, seepärast ta oli mereväest tulnud ja ta sai ehitatava Ellingutel oleva lahingulaeva. See on kõige suurem laev peale lennuk Emalaeva, siis neid ei olnud üldse. Selle lahingulaeva madruseks. Ta oli kuskil 142 madrus üldse, aga seal on madruseid ja üldse meeskonda peal üle 1000 mehe. Need olid 13-tollised suurtükid, ilma vägev, meil on sellest pilt, seda võib kunagi näidata. Nii, seal ta oli rooli madrus. Ühesõnaga ta juhtis seda kohutavat kalossi ja tegi kingsepa tööd seal, et raha saada madruste käest. Siis ta oli kingsepp ka see. Niimoodi, kui tuli revolutsioon, siis tekkis mäss ka madruste hulgas. Ohvitserid visati üle parda, need uputati lihtsalt ära ja mõned paremad ohvitserid, keda madrused austasid, need jäeti siis elama. Tema sellest madinast osa ei võtta, aga tal jäi väga halb mulje. Ja siis, kui seal Venemaale tuli Nõukogude kord 17. aastal 25. oktoobril, siis ta läks jäälõhkuja Valõnitsi peale. Valõnitsi peale ja see Valõnits on praegune jäälõhkuja suur tõll. Ja see on praegu Tallinna reidil. Ja seal oli muhulasest kapten. Siis Madis ja veel teised Saaremaa mehed hakkasid vaikselt ühte päästepaati tegema. Tegid päästepaati kapteni teadmisel ja kui tuli üks hea idatuul, siis pandi puri peale ja põgeneti Punaarmee punalaevastikust mööda Soome lahte Tallinna poole. Aga et sakslased olid juba Tallinnas, see oli siis 1919. aasta jaanuari või veebruari kuul, just siis, kui vabariik loodi või ei olnudki, ja siis oli jah, vabariik oli juba välja kuulutatud Pärnu Endla rõdult ja Saksa laevastik oli Tallinna reidil. Nad ei julgenud seal paadiga läbi tulla, seepärast neid oleks siis kas tulistatud põhja või võetud kinni. Ja nad olid selle Prangli saarel oli tormivarjus. Papa rääkis, et nad olid uskliku mehe juures olnud ja mees oli ütelnud, et musta jonni ei tohi tõmmata ja kurja vanduda. Nad olid siis väga viisakad olnud ja suitsetamisest loobunud seal või käinud väljas suitsetamast. Ja siis, kui oli soodne ilm ja tuul ja läksid suure ringiga Tallinnast mööda ja sõitsid Muhusse. Nii, ja ta sai natuke aega olla, siis algas vabadussõda ja ta mobiliseeriti vabadussõtta. Ja siis ta läks teenima Lembitu nimelisele miinilaevale. Ta oli seal teki pootsman. Tema jutu järele see Lembitu erilisest lahingutest osa ei võtnud, aga üks tähtsamaid lahinguid oli tal Riia alla minek. Nad sõitsid Riia alla, mööda taugavad kohe Riia alla ja papa ütles, et meeskond nägi, kuidas Landesveri, Saksa Landesveri väeosad 6 hobust ees tõid 6-tollise suurtüki sadamakaile, et tulistada lähenevat laeva. Hobused viidi ruttu ära, kahur pandi laskevalmis, aga see Lembitu vööri kahuri üks lask pani sellele nii täpselt pihta, et selles sakslaste kahur oli sussid taeva poole, mehed surnud ja sellega oli sõda lõppenud. Sellepärast Adante, see oli koalitsioon Saksa vastu, ei lubanud eestlastel Riiat vallutada. Ja eestlased jäid enne Riiat ja Läti väed tulid ja vallutasid Riia ära. Muidu oleks eestlased selle vallutanud. Aga miks see nii tehti, ma ei tea. Ja selle kangelasteo eest, et nad sinna läksid ja hirmutasid ja nii edasi, papale anti karutapja orden. Kõige suurem orden, mis Lätis üldse välja on antud. Kuhu see orden jäi, ma olen seda näinud. Ei tea, kas ta pani jälle kuskile pööningu kaarte vahele, raske ütelda. See on ülesanne noortele see välja otsida.
või keegi külaline pani lihtsalt tasku ja viis minema. Võib ka sihuke asi olla, need oli pööningus ühes karbis. No vot, see oli siis papa. Mamma oli väga hea õmbleja ja ta oli õmbleja õpilane ja teda ühed rikkad Peterburi venelased võtsid ta Peterburi õmbluse, perekonna õmblejaks. Ta oli seal natuke aega ja kui seal ajad keeruliseks läksid, siis sõitis Muhusse tagasi. Elas siis siin, said kokku papaga ja abiellusid. No ja nii see asi siis oli, elasid Helsingis nii kaua, kui see Petropavlovsk, see suur lahingulaev oli Helsingis ja kui see, mäletate küll, see kuulus jääretk, mida venelased väga pasundavad, tegelikult see oli üks hale põgenemine, aga sellest tehti niisugust heroiline suur kangelastegu, pandi isegi sinna Maarjamäele suur obelisk ülesse. Tegelikult see ajalooliselt oli üks hale põgenemine ja need laevad põgenesid Helsingi lähedale sakslaste eest ära, kui sakslased tulid enne Tallinna vallutamist. Ja siis nendega ühines ka Petropavlovsk ja Helsingis olnud kõik Vene laevad. Nad läksid Kroonlinna ja see Petropavlovsk oli kroonprints Petropavlovski või kuidagi niisuguse nime järele nimetatud tsaari sugulane, siis see muudeti ümber Marat. See on siis see Prantsuse revolutsiooni kangelane, te teate küll. Ja see Marat oli kuskil Kroonlinna reidil ja kui teine maailmasõda algas, siis Saksa lennukid pommitasid veepõhja. No vot, see on nüüd. Siis ta tuli siia, sai vabadussõja osavõtu eest sai 30 hektari maad ja ta võttis selle maa siit üsna vaesest ja viletsast Suurlaiust. Ta oleks võinud Viljandimaalt või pagan teab kust seda saada, aga võttis siit, seepärast see oli tema sünnikodu ja selle maal oli 30 hektarit ja siis ta andis oma vanemale vennale 10 hektari maad. Sellest sai siis Suure Lao talu ja sellest siin sai Lao talu. Miks Lao, Laid, Lao, see oli siis võib-olla siis sellest, et ta oli heinaladu või heina saamise koht, aga niimoodi Muhuks nimetatakse Suure Lao, Suur Laid, Suure Lao. No vot ja siin ta elatas ennast kalapüügist, käis kalapüügireisidel kuni Sõrveni välja. Manivalt tema oma poeg oli kaasas kogu aeg. Ja sellest saigi kalamajanduse spetsialist hiljem, aga ta mobiliseeriti teise maailmasõtta ja viidi koos teistega Saaremaa inimestega viidi Peterburist Kotlase metsadesse, vangilaagritesse, kus Poola ohvitserid ja naised ja perekonnad ja ohvitserid, keda venelane jõudnud ära tappa, need seal olid seal sees. Need ohvitserid ja need poolakad, kes seal Kotlase barakkides olid, kuhu Eestist mobiliseeritud sinna surema saadeti, need liitlasväed nõudsid välja need poolakad ja nad läksid läbi Iraani Põhja-Aafrikasse ühe Poola marssali Aleksander, mul ei ole see hästi meeles, selle marssali väeossa sõdima. Marssal Rommeli vastu, kes oli väga kuulus fašistide või Hitleri vägede komandör. See marssal Rommel muidugi peksti sealt Põhja-Aafrikast välja. Ta sõdis Prantsusmaal ja ta hakkas Hitlerile atentaadist osavõtjatega kampa ja kui see atentaat nässu läks, siis marssal Rommel lasti maha Hitleri poolt. Nii oli see. Nüüd edasi, see Manivald oli seal metsas ja kui ma olin Eesti Rahvusdiviisis autokooli õppejõud, siis autokooli ülem rääkis sellest Kotlase metsaste elust. Seal oli nälg, skorbuut, ei olnud õieti toitu, oli tüüfos.
iga hommiku viidi virn laipu, tõsteti välja külma barakist ja viidi matmisele. Tema, major Loigo oli tema nimi, see ütles, mina olin matja. Hobusega viis neid laipu surnuajal või no mis surnuajal. Tehti väike lumest vaba ala, maa oli ju külvanud. Ja siis Eesti valitsus Vares-Barbarusega eesotsas vaatas, et niimoodi meie mehed kõik hukkuvad ja tegid sellise ettepaneku Stalinile mingil moel, et organiseerime Eesti korpuse ja Eesti korpus organiseeriti Tšeljabinski. Nii, kui Eesti korpus oli väljaõppe saavutanud seal Tšeljabinski oblastis, Tsebarkul ja mis need kohad olid, siis nad toodi Veliki Luki alla võitlema. Eesti korpuse võitlustee oli nii, et nad piirasid sakslased Veliki Lukis ümber ja siis oli vaja Veliki Lukile vallutada. Eesti korpuse mehed täitsa päise päeva ajal aeti sakslaste poolt sisse lastud väga tapvale Einamaale enne Veliki Luki linna ja seal oli üks vana kivihoone, seda nimetati Valgeks majaks ja anti ülesanne Eesti korpuse 300. polgule see Valge maja vallutada. Kõik, kes läksid, kõik said surma ja siis, kui mehed lahingu käigus ei saanud enam püsti tõusta, kõik kuulid lendasid ümberringi, siis politrukk hakkas tagant oma mehi maha tapma. Ja meil oli autokoolis oli üks vanem veski, kes ütles niimoodi mulle juba siis 54. või 3. aastal, siis ütles, et ma pöörasin ümber ja lassin selle politrukki maha. No see oli suur usaldus, aga see vanem veski on nüüd surnud. Niimoodi me Eesti diviisis elasime ja üksteist, kuidas ütelda, dissidentlikult suhtusime Vene värki üldse. Ja minu see ohvitseriks mineki oli niimoodi, et polkovnik Kott, meie polgu komandör ütles, et kui meil keegi ei lähe eestlastest ohvitseriks, siis tulevad venelased ja võtavad võimu üle ja Eesti korpus likvideerub. Ja see tekitas meil niisuguse patriootilise tunde, mida praegu võime nimetada, kuidas ütelda nii, meie rahva patriootilisest tundeks see Balti kett ja nii edasi. Aga Manivalt tuli siis, temal anti ülesanne see Valge maja vallutada ja ta teadis, et see on kindel surmaminek. Ta ütles nii, et kas ma ei või minna öösel läbi rinde ja rinde tagalast ta vallutada. Ja seda ta tegigi. Läks läbi rinde, Saksa rinde ja need mehed olid tapmisest nii väsinud, et magasid kõik, kui ta selle granaadid sisse viskasid Valgesse majja. Vallutasid selle ära, ta sai Punatähe ordeni selle eest. See oli tõeline kangelastegu. Teise ordeni sai Manivalt siin samas kodu lähedal. Punatähe ordeni. Tähendab, ta tuli koju, siin olid sakslased saare peal, need põgenesid siit paadiga ära ja 2 sakslast jäi siia. Sellest ma juba rääkisin. Ta viidi ära ja siis Nõukogude sõduris, see oli Eesti korpuse ajaleht, kirjutati, et Manivalt Pajulaid vabastas Kodusaare sakslastest. Manivalt oli nii kuradi vihane, kuidas mina üksipäini, mis vabastamine see oli, aga mula oli vaja. Ja siis siit 300 polk amfiibidega tegi dessandi Saaremaale. Aga Saaremaa rand on niivõrd mudane, et amfiibautod sealt välja kaldale ei lähe mingil juhul. Aga Manivalt teadis, et kuskil Nenu all on selline nagu meil kõva silm, et saab sealt kruusa teed pidi autodega maale. Ta kasutas selle ära, 5 amfiibi sinna, Katjušade tuli oli peal ja nii kui nad sinna kaldale said, nii sakslased tulid vastu rünnakule ja nende auto kuulis, kui miinipilduja miin vihises, ta hüppas välja, autojuht hüppas teise poole, autojuht sai surma ja tema sai käest haavata, ta jäi elama. Siis ta tuli koju uuesti käima. No ja siis selle eest ta sai teise ordeni, et ta selle dessandi sinna viis. Aga tänu selle käe haavale ta ei võtnud osa 300. polgu Sõrve dessandist. Sõrve dessant
Balti laevastiku kaadrid viisid ta luidetele sõrve lahtese abruka juurde ja laskid seal rinnust saadik vette mehed maha, aga taga läks sügavaks, mehed uppusid ära ja olid seal 300. polgul tõmmati faktiliselt kriips peale, aga mõnivalt jäi elama. Ja üks rood ainult pääses sinna sõrve, pidas seal vapraid lahinguid. No vot, seal oli vennatapusõda, kahju küll, nii ta oli. Nii et mõnivalt oli teatud mõttes nii, teenekas mees. Hiljem ta oli kalandusspetsialist, õpetas kalandusülikooli Moskvas ja teda saadeti Lõuna-Jeemenisse kalamajandust ja kalapüüki arendama. Tema eelkäija inglane lasti moslemite poolt maha, aga tema oli niuke laadna mees ja sai nendega kuidagi paremini läbi, ei dikteerinud ennast ja võttis 2 või 3 Jaapani kalalaeva, üüriti ÜRO poolt ja siis ta õpetas neid kohalikke inimesi kalapüüki tegema ja kalajahuvabrikut ehitama. Mis siis nüüd Suurlaiust edasi saab? Tänavu aasta kevadel, kui eelmine aasta suri ära meie kaksikutest Miranda Pajulaid, kelle nimel oli see terve krunt, siis tehti krundi jaotus. Taheti teha nii, et see laotalu taastuks ja Suure Laotalu jääks. Nüüd Laotalu ja Suure Lao või Laotalu sai siis minu Märdile, siin ta istub, ja mu tütrele Piretile ja see sai siis kõigile 6, tähendab kõikidele noortele talpseppidele ja pajulaidudele. Nii et nad on 6 omanikud. See on nagu üks organisatsioon või asutus, kus on 6 aktsionäri. Nüüd 2 nendest on vanema generatsiooni ja 4 on noorema generatsiooni. Nüüd tekib mõte, mis saab edasi Suurlaiust. Minu suurim soov peale 55 aastat siin olekut ja tegutsemist ja sellise seisu Suurlaiu talu viimist, et ei ole midagi kokku kukkunud, kõik on edasi kuidagi paremaks läinud, on suurim soov, et see Suurlaid jääks elama ja püsiks, aastasadu võiks öelda nii naljalt. Ja sellepärast siis need noored, ma tahtsin niimoodi, et keegi oleks nende aktsionäride omanik, et siin toimuks mingisugune süsteem, mida ma nimetan kvaliteedisüsteemiks, seepärast ma olen vana kvaliteedi spetsialist elupõlve olnud ja ma panen siia alguse, juhendid teeme, et ei juhtuks nii, et see õli, mis pannakse 2-taktilise mootorile, on ilma õlita või kütus ja see, mis pannakse 4-taktilisele, on jälle õliga, et niisuguse asju, mootorsaagisid, muruniidukeid ja mis meil siin on, andgeneraatorid, prippmootorid paatidele, et siin kõik need säiliks ja oskuslikult kasutadaks, et midagi talvel lõhki ei külmuks. Selleks on vaja siin terve kari juhendeid ja need juhendid ma panen siia väikse kambrisse vastavatesse kaustadesse. Ma loodan, et ma saan veel mingisuguse panuse anda, vaatamata muu kõrgele eale ja need noored ja minu poiss siin ise, et võtavad selle asja käsile ja sõbralikult, mitte nii kui erakonnad ja Savisaar seal möllavad, vaid sõbralikult veavad seda asja edasi, seepärast ainult sõbralikkus toob siia saarele kellegi, seepärast siia tulek on raske, nagu täna äraminek, meri möllab, tagasitulek vastu tuult on üsna problemaatiline, aga nii siin elada tuleb, see on karmide meeste elu, karmide inimeste elu. Ma tahakski võib-olla nüüd lõpetada. Millise laulu sa arvad, me võiksime praegu selles kohas siin kaamerasse võtta? No võib-olla see, kus ma kivi juures laulu tegin. Vaata, et ma otsin välja, et meeles seisaks.
metsa kohal kumab kuldne kuu, tasa hilju puhub mahetuul. Puudel varjud õhtu juba käes, taeva serva leha, kui ma näen. Jalad surisevad pikast teest, kuid mu õnne kalle veel on ees. Laiulaste kilkeid kõrvu kannab tuul, tere suurlaid tasa lausub huul. Küll on hea siia mere tagant tulla, kui lapsepõlves võin nüüd rahul olla. Jälle koos me kõik, kas see ei ole hea? Ei paika paremat ma küll ei tea. Läbi männituka läheb tee, on taluhooned peagi minu ees. Tunnen kodus hooja lähedust, süda tunneb kohtumise põnevust. Jalad surisevad pikast teest, kuid mu õnne kalle veel on ees. Laiulaste kilkeid kõrvud kannab tuul, tere suurlaid tasa lausub huul. Küll on hea siia mere tagant tulla, kui lapsepõlves võin nüüd rahul olla. Jälle koos me kõik, kas see ei ole hea? Ei paika paremat ma küll ei tea. Jälle koos me kõik, kas see ei ole hea? Ei paika paremat ma küll ei tea.